tänu, lugupeetud võrdõiguse volinik, austatud Austria Vabariigi suursaadik, ekstsellentsid, daamid ja härrad. Et lubage mul kõigepealt õnnitleda meid kõiki inimõiguste päeva puhul. Sellepärast, et aastal 1948, täpselt 10. detsembril, kiideti heaks ÜRO inimõiguste deklaratsioon. Ja see inimõiguste päev tuletas end mulle täna hommikul meelde väga grotesksel moel. Et kui ma siia sõitsin, siis ma kuulasin autoraadiost ülevaadet Venemaa meediateemadest ja seal oli ka üks uudis selle kohta, kuidas Venemaa inimõiguste volinik põhjendab seda, et Moskvast Ljubljanka väljakult tuleb ära viia stalinismi ohvrite mälestusmärk. Kui te teate, siis samal väljakul asub ka Venemaa eriteenistuse FSB peakorter. Ja Venemaa inimõiguste volinik põhjendas seda nõnda. See mälestusmärk riivab julgeolekutöötajate tundeid. Mõtlema panev eriti veel inimõiguste päeva kontekstis. Ja see tuletab meile meelde seda, et me peame tegelema inimõigustega iga päev. Ja see ei ole ainult totalitaarsete riikide probleem. See on kogu maailma probleem, sellepärast, et moel või teisel me peame iga päev mõtlema ja seisma selle eest, et inimesed oleksid võrdselt koheldud, et kellesegi ei suhtutaks ülekohtuselt ja et me tõesti tunneksime end siin maailmas nii, nagu me tahame, et meid koheldaks ja tahame, et see maailm meid vastu võtaks. Ja selle tõttu mul on väga hea meel, et selle aastane võrdõigusvoliniku konverents keskendub niivõrd tõsisele teemale, nagu seda on rassism. Ja see teema, mis värvi on võrdsus, leidis väga selgelt põhjendamist juba siin ka laval, et tõepoolest me ei pea selle rassismi teemaga tegelema mitte ainult täna, vaid iga päev. Sest tõeline võrdsus ja õiglus nõuavad meie ühist pühendumist, julgust ja tegutsemist. Ja rassism ei ole ainult mineviku vari. Et see on täna reaalsus, millega inimesed üle maailma, ka siin Eestis, ikka veel igapäevaselt silmitsi seisavad. Ja see kahjustab kogukondi, lõhestab ühiskonda ja takistab inimkonna ühist arengut, nii et ka see meie tänane kogunemine kindlasti annab siin ühe tõuke selle teemaga veelgi põhjalikumaks tegelemiseks, selleks, et me tulevikus ei kuuleks selliseid väljendeid, nagu me juba täna sind lavalt kuulsime, aga sa oled erinev. Et me kõik oleme siin Eestis Eestimaa inimesed ja Eesti inimesed ja seetõttu see erinevuste väljatoomine on üks aspekt, mis võib seda ühiskonda ka lõhestada, kuid seda tehakse viisil, mille eesmärk ongi just inimeste erinevat kas tausta, rahvust, nahavärvi eristav, et sellepärast me peame sellega väga põhjalikult tegelema. Et lubage mul jagada ka üht elulist näidet, mis on minuni jõudnud mingi aeg tagasi, aga mis on mind puudutanud, et ühes nõndanimetatud mixed family perekonnas, kus vanemad on eri rassidest, et seal võivad lapsed juba varakult kogeda, kuidas maailm neisse erinevalt suhtub. Et nimelt
on siis ühes peres 2 last, üks heledama, teine tumedama nahatooniga ja neid koheldakse isegi samas koolis täiesti erinevalt. Et üks laps saab pigem positiivset tähelepanu ja teine kogeb tihti eelarvamusi ja ebaõiglust. Ja kuigi nad on samasugused õed ja vennad, samasuguste unistuste ja väärtushinnangutega, siis ometigi on see erinevuse väljatoomine nendesse suhtumises siiski olemas. Paljude jaoks on see statistika või juhtub teoorias, aga see on nende inimeste igapäevaelu. Ja see toob välja selge vajaduse rassismile vastu astuda ja kui me suudame seda teha, kui me suudame muuta ühiskonna suhtumist, kui me suudame seda teha haridussüsteemis, meedias ja oma igapäevases suhtluses, siis oleme me juba suure sammu edasi astunud. Ja tänane konverents on väga hea koht, kus kogemused, ideed ja lahendused saavad kokku. Meie eesmärk on kuulata, õppida ja inspireerida üksteist tegema seda tööd õiglasemalt kaasavama ja sallivama maailma nimel. Ja iga hääl siin saalis ja iga jagatud mõte, iga algatatud vestlus on samm edasi diskrimineerimise ja ebaõigluse vastu võitlemisel. Et seetõttu ma tänan väga korraldajaid ja kõiki saalis viibijaid, et te olete otsustanud osaleda selles arutelus ja lahenduste leidmises. Ja usun, et üheskoos me saame panustada maailma loomisesse, kus kõik tunnevad ennast võrdsetena, aktsepteeritutena, olenematu nende nahavärvist. Aitäh teile!